No sellel aastal olen ma käinud kõikvõimalikel näitustel, kunstinäitusel, hobuste näitustel, koerte näitustel, aga siia on täna tulnud inimesed, kelle arvates on maailma kõige ägedamad asjad kassid. Kõva häälega ei tasuks muidugi koha peal kuulutada, et kassid on vähemalt minu arvates võrreldes muude koduloomadega kõige isekamad ja kasutumad koduloomad. Aga kõik ei saagi olla kassiinimesed. Need inimesed siin aga on. Nad on esteetlikud, vaadake. Elegantsed, nad võivad olla väga elegantsed, nad võivad olla suured, nad võivad olla erinevad ja nad võivad olla väga truud oma omanikele. See on ka olemas. Ja nad on erinevad ja selles mõttes, et nendega on koerad on suured ja vaevad palju aega. Need on pigem paremad sõbrad kodus ja võib-olla ei vaja nii palju tähelepanu ja aega nagu koerad ja eriti nii palju kui hobused. Ning kiiresti tehti mulle ka selgeks, et kassiinimeseks võib saada ka koerte inimene. Mina tegelikult üldse ei ole kassiinimene. Meil on olnud eluaeg koerad ja mu abiga saadaks 20 aastat saada kassi. Ja siis me hiljem võtsime alles endale kassi. Tänaseks on meil kodus juba 7 kassi. Ja kui võtate näiteks Abyssinia kassi, siis Abyssinia kassile meeldib, kui ta kutsutakse nimepidi. Talle ei meeldi, kui ta kutsutakse kiss näiteks, siis ta ei tule lihtsalt sinu juurde. Ja igal Abyssinias on oma iseloom. Nad valivad omale peremehe, kes on neil lemmikmehe perest, kellelgi on, mõni kass on meil lapse oma, mõni on abikaasa oma, mõni on minu oma. Kuid kasside peamine eelis koerte ees pidi olema, et koertega peaks jalutama ja pakkuma talle aktiivset meelelahutust. Klassikaline hiirekuningas naudib aga pehmel asemel laiskimist. Aga miks kassid on paremad kui koerad näiteks? Ma ei taha jaluta koerada. Вот данная порода мне нравится тем, что она очень интеллектуальная, она очень аккуратная, да? Ну и они вообще, в принципе, такие кошки самодостаточные. Tegu oli aga ikkagi kassinäitusega, ehk siis kassid pandi ritta ja vaadati üle. Väga oluline nende temperament, et ta saaks ennast mugavalt näidata, et võõras inimene saaks teda katsuda. See on väga oluline. Kassi iseloom peab olema kindlasti näituse iseloom. Ja siis meil on iga tõu kohta standard ja me hindame kassi selle standardi järgi. Iseloom, standard ja ka mis seisundid on. Kassid peavad olema puhtad, ilusad, kammitud, ettevalmistatud näituseks. Ning kui sul satub olema kass, kes on maailmameister, siis tuleb temaga üle maailma käia näitustel. Ning kassist saab peremehe aja ja rahakoti valitseja. Kahjuks selle juures on kõige suurem häda, et selleks tuleb tööl käia, sest selle jama peab kõigi kinni maksma. Kui sul on kodus 6-7 kassi ja sa käid näitustel, siis 7-8 kordselt sa kindlasti maksad igal juhul peale. Ja loomaarstid, vaktsiinid, samamoodi kui kass on rase, siis sa käid kassiga ultrahelis ja mitte üks kord. Kassile samamoodi võid sünnitusjuurde tellitakse ämmaemandaid. Kass on kodus ikkagi nagu pereliige, nagu laps. Üks haruldas tõugu kass maksab suurusjärgus 1000 kuni 2000 eurot. Kas sulle meeldib siin olla?